Ahoi, minu nimi on Kaarel ja ma olen purjeka entusiast. See mees on Francis Jojon. Tema juhtimisel on selle sama paadiga purjetatud ümber maailma 40 päevaga. See on maailma rekord, millele isegi mootorpaadid vastu ei saa. Nagu näete, siis ta pidevalt väntab midagi. Väntamise kaudu sätib ta purjede kuju paremaks, mis on purjeka kiiruse jaoks väga oluline. Tuule ja laineolud on pidevas muutumises, seega on vaja ka purjeid tihti ümber häälestada. Et purjede trimmimine nõuab täpsust ja lakkamatut tööd. Tulin ideele teha süsteem, mis seda protsessi automatiseerib. Otsustasin prototüüpi valmistada puldiga juhitava mudelpurjeka baasil. Siin see on. Puldiga roolimises funktsiooni jätsin alles, aga purje reguleerimise muutsin automaatseks. Esimene väljakutse seisnes mõtlemises, et kuidas panna arvuti mõistma, kas purje kuju on parasjagu hea või halb. Ja teine väljakutse seisnes ideede realiseerimises. Läks päris mitu katsetamist, et saada purjekast tööle nii, nagu olin seda ette kujutanud. Aga lõpuks see õnnestus. Midagi sellist pole kunagi varem tehtud. Leidub lihtsusele ja vastupidavusele orienteeritud lahendusi. Näiteks, kus purje asendit reguleeritakse ainult tulenevalt tuule suunast. Minu lahenduse muudab eriliseks see, et purjetaja võib roolida, kuidas tahab ja süsteem reguleerib purje nii, et purjekas oleks just sellel vabalt valitud kursile võimalikult kiire. Lisaks töötab see süsteem igasugusel purjekal. Ehk võtmesõnadeks on efektiivsus ja universaalsus. Mis siis nüüd saab? Paat valmis ja ongi kõik. Ei, mitte paat ei ole oluline, vaid oluline on idee ja kontseptsiooni tõestamine. Sest selline lahendus loob päriselt väärtust. Selle võimalik kasutus ei piirdu ainult purjekatega. Tänu sellisele süsteemile oleks võimalik näiteks tuulegeneraatoril oma labasid automaatselt reguleerida või lisada suurtele laevadele purjed, mis ei vaja meeskonda ja mille abil säästetakse kütust, või luua tark jalgrattaraam, mis on iga tuule suunaga aerodünaamiliselt efektiivne. Kuid mina jään purjekate juurde. Aitäh!